Tšauki tšau. Täna räägime Haagise tugijalast. Meil on ta siin kaaluga versioon. Kõigepealt ma räägin sellest kattest. Selle katte jaoks ma tegin siukse ägeda lahenduse, et ma panin siia need magnetid H-poest võtmerõngaga külge, et teda oleks mugav paigaldada siia. See katte on see kevad ostetud. Ja miks me seda hoiame siin peal on see, et päike söövitab päris hästi plastmassi ja kõike. Ja siin tegelikult selle katte pealt on juba siin Eestimaa väga päikselises kevades näha olnud, et ta juba on tooni muutnud. Aga jah, see lahendus mulle väga meeldib. Ma mõtlesin, et ma olen täitsa nutikas, et tegin siukse lihtsa versiooni sellest. Aga siin on tugiratas. Siin on siukene lugu, et see kaalu osa, mis siin on, et on meie seda veodiisli nii-öelda otsakaaluks, siis see jäi siia pidevalt kinni. Ma olen seda proovinud liimida, mis iganes asju teha. Pigem on ta väsinud. Oli ta juba meie esimesel suvilal küljes. Sinna esimesele suvilale ma panin selle Haagise uue ratta nii-öelda. Aga täna tuli mulle pakk ja proovime selle asja ära vahetada. Siin see peaks olema siukene lihtne puhas töö ja vaatame, mis sellest kõigest välja tuleb. Nii, nüüd hakkas natukesega tibutama, aga ma usun, et selle ratta enda vahetus ei võta meil väga pikalt aega, et me saame selle toote, mis ma siia nüüd paigaldan, selle mõõtmisega hakkama võib-olla mõnel kenamal päeval, et kui seda tuleb, et vaatame. Ma võtan kindad ja kõigepealt eemaldame vana tugiratta. Minu mäletamist mööda sai selle väga lihtsalt siit kätte. Ma ei pidanud tugijalgu ära võtma ja minu arust uuel on see käib kuidagi veel lihtsamalt. Et vaatame. Selle osa ma kruvin siit lahti. Ja ongi vana käes. Nüüd hakkab päris korralikult sadama. Aga vaatame, võtame selle paki lahti seal. Võib-olla tõmbame selle varju all lahti ja läheme maja taha terrassile ja vaatame, mis seal on, sest mul on ees tugijalad all, nii et mul ei ole vahet, kas see on küljes siin parkimise ajal või ei ole. Sellega ma vaatan, mis ma teen. Siit on ka juba näha, mingi tükk on väljas, et eks see ratas ole meil reisinud natukese, et vaatame, mis edasi saab. No nii, kuna ilm läks päris hulluks, minu huvi on väga suur, et see tugiratas ikkagi täna alla saada, siis paki tõmbame kindlasti laiali. Vana ratta me võtsime alt ära. Sellega on nagu ühel pool. Aga vaatame, et mis meile täna toodi. Tellisin selle eelmine esmaspäev Camping Wagner, äkki Saksa siukene veebipood. Lingid paneme kindlasti siia alla. Väga mõnus. Esmaspäeval tellisin. Täna on teisipäev. Nii-öelda järgmise nädal teisipäev. Pakk toodi mulle ukse taha. Väga kiire tarne. Väga mõnus. Lisaks veel, kui siit koha pealt tarnijate käest oleks ostnud, siis oleks läinud natukese asi kallimaks. No nii, siin ta meil on. Alko ratas. Skaala on nüüd nagu selle osa peal, kui ennem oli mul see siin üleval. Võtame ta siin pakist välja. Ratas ise on siukene mõnus. Juba tundub mõnus tummine, suur metall velg, õhuke kummiratas. Tundub väga okei. Kaalu osa on siis siin peal. Ennem kui oli siin otsas,
siis nüüd on siin, aga pidi olema nagu väga mõnusalt pärast manööverdatav kogu see suvila majandus. Et vaatame. Nii, mõlemad rattad on nüüd siin. Vana läheb meil pensionile, ta on oma töö ära teinud. Läbimõõdult vist väga ei erine. Pinda, laiuspinda on rohkem, aga muidu tundub kõik nagu täpselt sama olevat. Võib-olla need osad siin on natukese siuksed tummisemad, et mis mulle meeldib. Ja ega muud ei olegi, minu jaoks on see kaalumine. On siukene sõidumugavuse küsimus, et kui me teeme siin 900 kilomeetriseid sõidupäevi, siis see asi võiks nagu üsna täpselt paigas olla, et ma tean väga hästi, kui me kunagi Octaviaga sõitsime, siis mul oli suur vahe, siis me olime muidugi algajad, aga oli suur vahe, siis ma kaalusin käsi siukse pulkkaaluga, seda me võime ka näidata. Ja oli suur vahe, kas seal oli peal oli 60 kilo või oli 75 kilo. Sa tunned auto juhitavuses seda päris hästi. Et saab näha. See on natukese keerulisem tükk, siin on isegi öeldud. Siin peaks olema juhend kaasas. Sa saad endale selle enda skaala nagu ära märkida ja täpselt kaaluda, et no vaatame seda jooksvalt. No, ütleme nii, et see rattaosa mulle väga meeldib. See tundub ikka väga tummine olevat, et vaatame. Nii, tundub, et sadu hakkab ka järgi jääma ja vaatame siin seda juhendit. See on siukene, külged on teda hästi lihtne panna. Ja tegelikult nad on mõelnud kuidagi seda skaalat, mis siin peal on, enda jaoks ära tähistama, et leiaksid enda jaoks täpse kaalu selle või koha. See juhend on siukene pigem keeruline. Ma arvan, et mina teen selle niimoodi, et ma märgin enda jaoks ära selle maksimum 100 kilo koha, et ma kaalun reaalselt kärumunak või selle haakeseadme selle munaka alt haagis ära. Kui seal on 100 kilo peal, ma märgin endale selle triibu, sest meie autol ei tohi haagise peale, haakekonksu peale rohkem kui 100 toetada. Ja siis ma määran ära enda jaoks selle, et ma näen, et ta on siin. Mulle sobib, kõik on hästi. Et see siin ma näen, et võib kuni 200 kilo kannatab see ratas, et see ma arvan, et on päris tummine tükk, et aga vaatame, sadu ja järgi ja lähen vaatame, kuidas suvila juures see asi välja näeb. Nii, oleme suvila juures tagasi, sadu ja järgi, ma ei tea. Mai lõpp on, kuna siin soojaks läheb, seda ei tea. Aga üks asi veel, mis ma mõtlesin seda, et võiks vaadata nüüd, palju üks ratas või teine ratas kaalub. See on suvila puhul väga tähtis, iga gramm on arvel. Vaatame siis, mis siin näidud tulevad. Pigem arvan, et see uus ratas on natukese raskem. Aga enne me ei saa teada, kui ei ole ära kaalunud, et näete, mis maal ta 6,5 kilo oma jagu. Vaatame seda, palju pakud. Ma pakun ise, et 8. Palju sa ütled, Villem? 9. Ma isegi ei vaadanud. No. 9,75. Näete. Asi, millega peab arvestama. Ees otsas ka. Üsna oluline näit, et see selleks. Siis tuleb mingi muu asja arvelt siin ennast saledamaks teha, et nüüd vaatame seda, et kas me saame selle kiirühendusega selle siia külge. Selles mõttes, et kui ma võtan ainult selle otsa maha, kas ta siit mahub? Ma juba näen, et ta ei mahu siit alt läbi. Et selle jaoks siis kruvime ta lahti lihtsalt, sest ma ei viitsi hakata neid tugijalgasi alt ära võtma. Näed, ta ei mahu siit selle nurga alt.
Siis teeme lihtsamalt. Kruunime ta lahti. Hops. Nii, nüüd vaatame, kas see mahub siit alt sisse või ei mahu. Kui ei mahu, siis me peame hakkama. Ei mahu. See tähendab seda, et me peame tagant tugijalad alt ära võtma ja esiotsa üles tõstma. Siis me saame selle asja lihtsamini paika. Aga teeme ära. Näete, vahepeal on päike välja tulnud. Vikerkaart näha. Lasen tagumised jalad maast lahti. Esimese kergitan siis nii palju, et mul mahuks uus jalg siia alla. Vaatame, kuidas see käib. Võiks juba mahtuda siia alla. Võtan selle endale põlve alla, et nii, nüüd see asi mahub meil tegelikult siit altpoolt. Nii nagu oli ta alguses mõeldud ka sisse. Ehk keeran vähe kokku poole veel. No, kas nüüd mahub või? Oba. Olemas. Panen ta siia kinni. Ja lasen selle suvila jälle õigeks, et nii on. Laseme siis vaikselt alla tagasi. Nii, vaatame, mis see teeb siis. Paneme siia selle. See süsteem mulle väga meeldib tegelikult. Siukene kiirühendus. Hops, kõik küljes. Vaatame, mis me siis pärast kaaluks saame. See hetk, kui need esimesed jalad lahti tulevad maast. Oh, mõnusalt kergelt käib see. No nii, mis seisud on? Palju meil on siin? Selle järgi on 130 kilo hetkel ees otsas peal. Et see on siukene asi, millega peab tegelema ja mõtlema, kuidas asju paigutada suvilas. Me oleme praegu julmalt lihtsalt täis paakinud selle asja ja eks siis vaatame. Kui reisile minek on, siis on võib-olla väike kaalumine ja mingid asjad tõstame tahapoole. Sellega kohe saame esiotsa saame kergemaks ja nii edasi. Esmalt, praegu on siin number on siukse peal. Peaaegu 140 kilo. See kõrgus siin on 55. Vaata, mis siin muna sees on. Jah, siukene 54-55 maapinnast. Nüüd lähme auto juurde, vaatame, kui kõrgel on autokärukonks. Et selle järgi see kaal ka muutub. Eks ju, praegu on nii palju viltu tahapoole. Lähme vaatame. Autokonks on, näete, siukene tipukõrgus on siukene 59 sentimeetrit. Et selle jaoks, et õiget kaalu kätte saada, tuleb see suvila ka sellele kõrgusele ajada. Ja siis kaaluda, et no vaatame, mis saab. Selleks, et ma saaks nagu väga täpselt või üsna täpselt selle asja paika. Võtan ühe plaadi siia alla. Ja mis on kõige parem kaal, eks ju, on see, kus me ise hommikuti läbi astume, et prooviks sellega selle asja nagu täpselt ära kaaluda ja siis vaatame ka seda, mis mul on kunagi ammu ostetud. Üks niisugune vedrukaal, et võrdleme neid tulemusi.
nii, toast võetud kaal. See näitab tavaliselt siukseid minu jaoks suuri numbreid, aga äkki me siin saame selle asja kuidagi mõnusalt ära mõõta, et ma panen need siia peale. Ma panen selle ja siis ma mõõdan selle vahe ära, leian mingi puutoika siia vahele. Ja siis laseme ta, mis meil see kõrgus ennem oli? Autol oli 49. Palju ta oli, Villem? 49 autol ja siin 55-54. Okei. Et vaatame siia vahele nüüd siukse mõnusa pulga. Mul on olemas ka siukene toode. Ma vaatan korra seda, et mis ta see kõrgus oli. 42 sentimeetrit. Autol 49 ehk siis mõõtmise jaoks peaks siia mingid klotsid alla, eks ju, panema, et ta näitaks nagu õieti. Aga korra võrdleme neid. Vaatame, ma lasen selle peale ta toetuma. Okei, ma panen siia klotsid alla, siis on nagu asi ausam. Nii, vaatame nüüd, kuidas selle lihtsa kaaluga saab mõõta. No nii. Nüüd ta on enam-vähem siin. Kõrgus oli autol oli mingi 49 sentimeetrit konksul. Siin pluss miinus mõned sentimeetrid. Pigem alati tasub vaadata varuga seda kaalu asja, et vaatame nüüd, mis hetkel. Pigem ikkagi, et ka see näitab päris siukene täpse asja ära, et meie auto nii-öelda kärukonksu järgi on juba see kõvasti üle. Et tundub, et need asjad näitavad päris õieti, et nii, vaatame, mis see näitab, see toakaal siis. No, siukene 115 kilo. Et aga jah, meil on asi teada. Näitab üsna täpselt. 15 kilo on vaja ennast saedamaks tõmmata siin mingite asjade arvelt, et mingid asju on vaja 15 kilo paneme tahal poole ja siis on juba asi paigas, eks ju, et aga seda peab jälgima. Näengi siin, et see näitab siukene 120. Ma arvan, et üsna täpne on ta. Pigem sõiduajaks ma pean siis jälgima, et oleks. Ei, see näitab rohkem, 130. Jah, 125, 130. Taha otsa peale peab nii palju panema, et see kaal näitaks kuskil alla 110, siis peaks olema asi korras, et seda vaatame jooksvalt. Kindlasti kaalume kõik asjad üle enne reisi. Siia ma tahaks tegelikult peale ära märkida enda see 100 kilo maksimum piiri. Ja nii on. Siit tuleb nüüd ära puhastada, selle määrdega on koos. Tõmban mingite asjadega puhtaks ja rohkem ei olegi midagi. Ma arvan, et subscribe, panen lingi alla, kus ma selle jala ostsin. Ja nii ongi. Tšau.